tere, meeste jutud, Janek. Toomas, tere. Täna siis räägime sellest, kuidas, mis meil siin teemaks oli, koos olemise toimimine ja koosluse toimimine. Ja mõte iseenesest selles, et mis asi see koos olemine ja kooslus siis tegelikult nagu tähendab. Et räägimegi siin vaikselt oma mõtteid lahti selles mõttes ja tegelikult selline hea mõte kõige alguseks on, et koos olemine on tegelikult üks kompromisside kunst. Ja selles mõttes ongi see, et me tegelikult saame oma nii-öelda suhteid vaadelda sellisest aspektist, et kõigil on õigus. Mis sa arvad? Selleks ta täpselt niimoodi ongi, sest et kui mina ütlen, et see on minu arvates õigus ja mina seda niimoodi näen, siis ongi see minu mõistes tõde, mille ma siis enda jaoks olen lahti ja selgeks mõtestanud, ja endale ka nagu selle maha müünud, kui nii võib öelda, et see ongi nii ja see on minu jaoks nii. Ja kui nüüd vaadata väga veel laiemalt seda asja, siis ega väga tihti ongi ju niimoodi, et üks pool paraku jääb ja hakkab domineerima ja ehk siis kes võimu võtab. Jah, ehk siis kes võimu võtab ja teinekord on isegi, tähendab ei ole välistatud ka vägivaldne pool, mis on muidugi väga kurm, et asjad peakski suutma niimoodi ära lahendada, et ei lähe nii kaugele. Ehk siis ma mäletan, Luule Viilma kirjutas sellest, et kui suhtes hakkab tekkima vägivaldsus, siis tema nimetas seda selleks, et see on tunnete suretamine. Ehk siis mis see tähendab? See tähendabki seda, et kui nii-öelda kumbki pool ei ole ainult see, et mees on vägivaldne, võib olla ka naine vägivaldne, siis tegelikult tähendab see seda, et see, kes nii-öelda ütleme siis nii-öelda kas kätt tõstma hakkab või panni, et see tegelikult tähendab seda, et sellel poolel on siis tõsiselt häirivad asjaolud esile kerkinud ja selles suhtes võib tekkida tõesti nagu see, et ükskõik kumb siis nii-öelda sae käima tõmbab, temal on siis mingis mõttes see õrn olemine nagu tekkinud ja seda ta siis püüab hakata kuidagi nagu kompenseerima. Ehk siis mis ei ole muidugi teab mis õigustus, aga kui vaadatagi asja nagu sellest lähtepunktist, et nii-öelda inimene on nagu endast väljas, siis tegelikult see tähendab seda, et on haiget saanud. Just, ja kui võtta veel see pannilõbu, siis ega pann on reeglina käes on ja tõstadki kätt koos panniga. Aga mis mina veel tahtsin lisada siia on see, et verbaalne vägivald on täpselt samamoodi vägivald. Ja tuues sellise õrna olemise veel kord, kui juttu, siis ega paraku ongi see, et kui nüüd see on selline jätkuv ja trend jah, ja see muster nagu kogu aeg jätkub ja seda tuleb iga päev kogu aeg peale, siis nii mõneski mõttes on see nagu vedru kokku surumine, et sa surud selle vedru kokku ja üks kord pääseb see vedru lahti. Ja pöial tuleb ära ja siis ongi jokk. Jah, ja siis on jokk, siis on sõna otseses mõttes see vedru teisel poolel vastu vahtimist ja siis on palju raskem seda taaskord seletada ja viia jah, siis nagu omakorda sellisesse heasse normaalsesse rühmasse tagasi. Väga võimalik, et ega ei ole võimalik. Sõltub kui kaua ja kui pikalt see on kestnud. Ja verbaalse vägivalla koha pealt võin rääkida ka seda, et väga suur osakaal on ka selle verbaalse vägivalla juures sellisel teemal nagu manipuleerimine ja et saada oma tahtmist siis läbi ja lõhki ja siis ongi see, et üks pool kogu aeg surub oma peale, et mina tahan nii ja nüüd teeme naa ja lähme sinna ja võib-olla teine pool ei ole nagu üldse sellega nõus, aga üks surub oma peale. Ja siis tekibki see konflikt on ju, ehk siis ei ole tegemist, nagu siin eelnevalt öeldud, sai kompromissiga.
No see kompromisside leidmine ongi, peaks tegelikult tulema nagu mõlemapoolselt, et kui inimesed tahavad nagu koos olla, siis tegelikult nii-öelda see alus on vaja kõigepealt ikkagi selgeks teha, et vundament tuleb ehitada tugev ja ikkagi see aktsepteerimine. Ja noh, ütleme siis, ega kõigega ei saa ka nagu kompromissima minna, et alati on nagu see, et mõlemad pooled peaksid nagu tegelikult arvestama siis teise arvamusega nagu rohkem isegi. Jah. No selleks, et kompromissini jõuda, sa pead nagu järele andma, on ju, mingis osas ja tegelikult siis ka nagu oma nagu mõtted välja ütlema, sest ei ole alati nagu see, et ühel on alati rohkem õigus kui teisel, vaid et see tasakaal peab nii-öelda jõudma sellisesse faasi, kus ikka inimesed omavahel nagu saavadki nii-öelda sellise, noh, mitte nagu hambad ristis kokkuleppele, vaid see, et mõlemad ikkagi heast tahtes aktsepteerivad seda. Jah, mõlemad peavad ühte ja sama tegelikult tahtma ka lõppkokkuvõttes ja mis ma veel tahan siin juurde öelda on see, et ega väga tihti ongi suureks miinuseks ka see, et inimesed ei räägi omavahel. Jah, ehk siis see on kusjuures ka nagu täiesti omaette karistamise tunnus. Ehk siis ma ei räägi sinuga. Ja siis teine peab nagu piinlema kogu aeg, siis nii kaua kui siis nii mõneski mõttes võib öelda, et see on ka selline emotsionaalne vägivald või manipulatsioon just, et saada taaskord oma tahtmist. Ja, et asjad ei ole tegelikult sugugi nii lihtsad, kui nagu arvata võiks ja millegipärast tänapäeva maailm arvabki, et asjad peavadki olema väga lihtsad, on ju, et kui ei meeldi, siis mine ära. Aga et see ei ole kompromiss, et see pigem on nagu see, et üks ütleb, et tõmba uttu ja teine siis peabki tõmbama uttu, on ju. No samas on see, et vaata, kui sa ise küsimus, et kes nüüd on, kes nüüd on nii teadlik iseendast, et mida ta täpselt tahab. Ja kui ikkagi sa lähed teisel nagu nii palju eest ära ja teine ei ole nõus sulle sinuga nagu seda sammu pidama ja järgi tulema sulle ja tahab jääda, nimetagame siis mugavustsooni, sest sina teed midagi, et mitte olla seal mugavustsoonis, et minna sealt välja ja edasi kasvada. Aga kui teine jääb sinna kinni, ega siis sorry, aga nii paraku ongi, et lihtsalt lähevad teed lahku. Jaa, aga noh, kui me ikkagi räägime nii-öelda armastuse tundest, siis see on nagu minu meelest just see vundament, et ka jälle üks selline hea mõte, et sa saad ennast muuta siis, kui sa nagu armastad ja sa tahad seda. Ehk siis kes nagu teist tahab nagu vägisi muuta, siis tegelikult need asjad nagu lõppkokkuvõttes jooksevad alati liiva. Ehk siis, et kui nii-öelda me otsimegi nagu kompromisse, siis alati ei peagi see nagu kompromissi teema olema, et asi võib olla hoopis mingis muus asjas. Aga selleks, et sellest aru saada, tulebki nagu jõuda nagu ka nii-öelda selle selgituseni, et mida ma öelda tahan. Kes see? See peab ka enne kõik olema sul iseenda jaoks selge, siis sa saad ka seda väljendada. Et kui sa ainult mõtled selle peale, et ma nüüd arvan, et see on nii, ehk siis ma tulen nüüd selle südame juurde tagasi veel. Et minu arvamus ja nägemus on see, et sa võid ju peas igasuguseid asju välja mõelda ja võid ka arvata, et sa suudad nagu südant sundida, aga tegelikult süda võidab igal ajal, iga kord. Jah, et vene keeles on selline väljend, et südant ei saa sundida. Ehk siis sertse ni prikažeš, mis tähendabki tegelikult seda, et nii-öelda see, kes on hakanud südamekeelt nagu mõistma, see saab sellest ka nagu aru, et üldjuhul on see, et mehed on ikkagi nagu mõistuse tasandi elukad. Ja naised on siis südametasandi elukad ja siis kui nii-öelda naine võtab mehe ja see ei ole nagu oma südamesse jõudnud, siis ei olegi sealt nagu, mees ei ole siis oma südamesse jõudnud, siis sealt nagu võib-olla ongi väga raske edasi minna, aga samas ei saa välistada, et see mees ka nagu
väga normaalselt mingil hetkel oma südame niimoodi avab, et naine ei taha iialgi ühtegi teist meest teadagi mitte. ja ka vastupidi, kui me juba räägime sellisest koosluse toimimisest, siis võib see totaalselt olla ka vastupidi, et mees on ennast leidnud tegelemas iga päev iseenda edasiarendamisega, kasvuga ja paraku on see just naispool, kes ütleb, et aga mul on siingi hea, et miks ma nüüd peaksin ennast kellegi või millegi pärast muutma. Absoluutselt, ja kus see on siis see südame pool siin? No ei saa kõike nagu nii üheselt võtta, et mees on mõistus, naine on nüüd, ma ei tea, süda. Ei, ma mõtlen, et siinkohal, et see, mis sa ütlesid, et naise süda ei olegi ta tegelikult nagu üldse avatudki, et. Ja vot siin ongi nagu see, millest ma tahtsin edasi minna, et armastatakse oma peas, ja mõeldakse, et tegelikult armastatakse oma südames. Jah, arvatakse, et just. Tegelikult. Ja see ongi see, millest ma nagu rääkisin just, et pannakse oma peaga siis iseennast uskuma, et see, mis ma nüüd ütlen või kirja panen, see tuleb südamest. Aga tegelikult on südamekus. No vot ja need, kes sellest aru ei saa, siis lõppkokkuvõttes jõuab see asi alati sinna välja, ehk siis mingil hetkel see suhe oma koosluses jõuab sellisesse revolutsioonilisse faasi, kus tegelikult kas üks või teine või ka mõlemad koos langevadki sellisesse nagu auku, kus nad tegelikult välja ei saa. Ja see auk ongi just see, et nad ei suuda koos olla, nad ainult kaklevad oma vahel, aga lõppkokkuvõttes harjumus on see, mis tegelikult neid nagu koos hoiab. Ja siinkohal tulebki siis hakata mõtlema, et mis see kompromiss on. Harjumus ja mugavustsoon, sest ma olen kogu aeg öelnud ja jään 100% enda juurde puhtalt minu arvamus ja nägemus, et kui mul läks mõte läinud. No ma räägin harjumusest vahepeal. Et harjumuse point ongi nagu see, et inimesed on harjunud üksteisega nagu kõrvuti elama, aga tegelikult nagu kõik tunded on ammu ära jahtunud. Ja sellega kaasnebki tegelikult siis see, et harjumuse jõud on suur, ehk siis inimesed ei suuda ilma ühise energia väljata nagu enam elada. See lahutumine ja lahutamine on juba nagu väga keeruline protsess. Ehk siis, ütleme siis see nii-öelda teise inimese energias elamine ja sellega harjumine, et see on nii raske nagu ära lõpetada. Ja siis tekibki nagu see, et ei saa koos olla, ei saa lahku minna. Ja mida siin siis soovitada tegelikult, ega siin ei olegi väga midagi muud soovitada, kui nii-öelda tulebki tõmmata nagu ma ei tea, kas joon alla või aeg maha võtta ja lihtsalt nii-öelda olla oma ette. Et täna lugesin ühte väga head mõtet. See oligi nagu see, et armastusest saad aru siis, kui sa nii-öelda lahutuse läbi teed. Ja seal tulebki nagu see, et kui sa oled nagu piisavalt kaua lahus olnud, siis hakkad aru saama, et kas sul on tõesti inimese vastu tunded või ei ole. Ja see on selles mõttes nagu väga hea kontrollküsimus, et kui inimesed arvavad, et enam ei olegi midagi, siis see võib olla ka lihtsalt ainult mingisugune tüdimus, mis lockdowni ajal on nagu esile tulnud, ehk siis inimesed muidu nagu nägidki ainult paar tundi päevas ja sellega oligi nagu väga hästi. Et aga nüüd, kus sa oled läbi teinud väga pika katse lockdownis, ehk siis oledki nii-öelda selles mõttes nagu istunud kinni, nii-öelda luku taga ja pidanud kodus olema ja sa oled pidanud seda inimest, kellega sa nagu koos oled, kellega sa oled pere loonud, nägema nagu rohkem kui 8 tundi päevas, siis tekibki nagu küsimus, et kurat, kellega ma nagu koos olen siis. Ehk siis inimesed on läinud nagu, selles mõttes nagu konflikti, samas miks mitte nagu ka näha seda asja sellisel kujul, et inimesed hakkasid üksteist rohkem nägema. Ja nagu see Avatari filmis oli öeldud, et see on nagu väga hea teema, et I see you, et ma näen sind. Et see nägemine siinkohal ongi tegelikult südamega vaatamine.
ehk siis nähakse inimese tundemaailma ja see on nagu asi tegelikult, mille võiks igaüks nagu läbi teha. Ehk siis ka nii-öelda profülaktika mõttes minna kasvõi nädalaks või 2 täiesti nagu omaette eraldatusesse või kuhugi mingisse puhkeversiooni täitsa üksi ja siis nagu vaadata, mis tegelikult sinu sees nagu esile tuleb. Jah, ma arvan, et see ongi nagu kõige olulisem, rääkides sellest lockdownist nüüd, et äkki tuleb nagu see mõte, et ma ei tea, miks ma siin olen ja mida ma siin teen. Et number 1 asi ongi see, et tuleb vaadata iseenda sisse, et mida sa tahad. Mis asi see on, mida sa tahad ja siis ka see, et kellega sa tahad seda, kuidas sa seda tahad. Ja minna sealt siis oma mõttega edasi. Aga jah, number 1 asjana ma näen seda, et mida ma ikkagi nagu tahan ja mis on see minu miks. Et miks ma nagu mingeid asju tahan ja miks ma mingeid asju just niimoodi teen. Et see ongi iseendasse vaatamine. Nii et kompromisside kunst on tegelikult see, kui asjad lähevad nagu, ütleme siis liiga tavalisse rutiini juba. Ja siis on vaja hakata tõesti nagu vaatama asjadel nagu otsa hoopis teise pilguga. Ehk siis kompromiss on ikkagi nagu see, et see on nagu sunnitud tegevus. Ehk siis ei ole nagu, see ei tule nagu esile kui nagu selline tavaline suhtlus või nagu selline heaolus olemine. Kompromisse hakatakse tegema ikkagi siis, kui nii-öelda maailm on läinud keeruliseks. Ja siinkohal ma ütlen, et naine on siin alati tugevam pool. Et mehed peavad ikkagi tegelikult ennast alati nagu tagasi hoidma, et aru saada, mida naine siis mõtleb, mida naine teeb. Aga kompromiss on väga selline raske teema ja igal juhul tuleb see kuidagi nagu väga hästi ja rahumeelselt nagu lahti nagu mõtestada ja läbi rääkida. No kui on osapooled tahtelised, väga tihti on see, et üks pool tahab, aga teine ei taha ja need põhjused võivadki olla, mis juba eelpool nimetatud sai, et mingi aeg on kestnud mingi teema ja nüüd siis justkui mingi ime läbi nähakse, et on probleem ja nüüd tuleks justkui seda lahendama hakata, luues siis erinevaid kompromisse. Aga kuna eelnevalt ei ole selliseid väikseid asju selgeks räägitud, mis on kasvanud suureks, siis läheb see väga keeruliseks. Just, ehk siis kummalgi ei pruugi olla enam jõudu seda asja nagu edasi nagu ajada ja põhimõtteliselt nii-öelda käega löömine on nagu väga lihtne. Kompromissist ja kõigest sellest võiks teha lausa eraldi mõttevahetuse, jah. Ja, sest see on väga suur ja väga lai teema. No võt, ühesõnaga, mis me kokkuvõtteks ütleme siis minu poolt see, et püüdke asju nii-öelda näha ikkagi heas valguses. Püüdke asja näha selliselt, et oleks võimalik nii-öelda saada alati paremaid tulemusi. Mis sa arvad? Ma arvan seda, et heast tahtest ainult ei piisa. Ja soovist näha midagi, mida seal ei ole olemas, sest tegelikult mis juhtub seeläbi on see, et sa võid küll teisele valetada. See läbirääkimiste käigus justkui loome mingid kompromisse, lepitakse midagi kokku, aga tegelikult siin taga kuklas räägib sul. Käib hoopis teine mäng. Just, käib hoopis teine jutt ja siis ongi see, et lõppkokkuvõttes ei peta sa mitte kedagi muud kui iseennast. Minnes sellele kompromissile. Tegelikult sa tahad totaalselt midagi muud ja suure tõenäosusega isegi kui nüüd on mingid teemad jõudnud sellisesse faasi, et on ikkagi teravaks läinud asjad, siis ei ole üldse välistatud, et sa tahad juba seda kõike kellegi teisega. Jah, aga ütleme nii kaua, kui on kummalgi pool nagu selline tahe asja nagu edasi ajada, oma suhet nagu jätkata, siis tegelikkuses on ka nii-öelda võimalik asju nagu paremasse varianti nagu viia. Kui tahet ei ole, siis ei ole mitte midagi.
nii et kõik on tahte küsimus. et mõlemad osapooled peavad seda tahtma. siinkohal mõelge selle peale ja näeme järgmises meeste jutus.